Kogu inimkond on täna ühe maailma suurima muutuse lävendil ja selleks me oleme pikka aega mingis mõttes nagu ette valmistanud. Ja see on ka selline loomulik koht, kuhu me oleme täna jõudnud, kui hästi suurest pildist nagu vaatenurgast läheneda ja vaadata. Ja võtmerolli selles mängibki täna tehisaru, AI. Mida ta teeb? Ta võimendab ühelt poolt meie vasakut ajupoolkera, meie loogikat ja ratsionaalsust ja ta täna kannab, meil on taskus olemas kogu informatsioon hetkel ka ligipääsetav ja kõik maailma nagu inimeste tarkus kohe olemas, millel kunagi maailmas sellist olukorda enne olnud. Aga teisalt oleme me inimestena väga sellistes suurtes kannatustes, stress, depressioon, läbipõlemised maailmas, sest see maailm lihtsalt muutub niivõrd kiiresti ja väga intensiivseks on ta läinud. Ja tehisintellekt või tehisaru toob seda intensiivsust veel rohkem juurde. Ja kui nüüd mõelda, et kuhu siit edasi siis ja kuidas edasi, siis tehisintellekt võtab ka väga palju töökohti järjest üle, on juba võtnud. Selle muutusega tuleb hakkama saada ja informatsiooni tuleb rohkem juurde, kõik see info loomine kiireneb. Ja nüüd, kuidas siin hakkama saada, ongi selline võimalus, et tulebki iseendasse tulla rohkem. Ja seda natukene aitab ka tehisintellekt teha, aga mida kindlasti tehisintellekt vähemalt lähimad kümnendid ei suuda, on just see inimlik kontakt. Ja ma usun, et kui mõelda, millised töökohad tulevikus on väga nõutud ja populaarsed, siis just need, millega tehisintellekt hakkama ei saa ja need, millel on kõige suurem nõudlus. Ja need on kõikvõimalikud erinevad sotsiaalsed töökohad, mis töötavad inimestega, mis on inimeselt inimesele see sügav ühendus, sügav suhe. Kõikvõimalikud tervendajad, terapeudid, psühholoogid ja muud sotsiaalsed tööd. Sest seda inimlikku kontakti, seda me hakkame üha rohkem otsima ja täna on selle nõudlus on juba väga suur ja tehisintellekti muutused viivad selle veel suuremaks. Et ühelt poolt meil on kasvav nõudlus, teiselt poolt tehisintellekt ei oska seda pakkuda ja siit ongi loogiline ja seda ma olen ka oma tutvusringkonnas palju näinud, kuidas äriinimesed, erinevate valdkondade eksperdid, kõik liiguvad rohkem, tahavad iseendast rohkem aru saada, tahavad inimestest enda ümber aru saada, liiguvad, lähevad teraapiat õppima, mingit coachingut õppima, erinevaid asju. Ja see on kõik hullult äge ja see viibki meid ka inimkonnana edasi, sest me hakkame üha rohkem üksteist aitama oma enesearengu teekonnal.